tänasel pühapäeval, mis kutsub meid mõtlema oma soosingu aegadele, kuulsime kirjast heebrealastele salmi. Täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal. Sõnal täna on vaimulikus elus suur tähendus. See, võib öelda, piiritleb meie võimalused üldse vaimsetest asjadest midagi teada. Eilset ei ole enam, homset ei ole veel ja kõik, mis meil on see, mis meil on täna. Kui peaks olema üks selline suur maailma religioon, mis oleks kuidagi kunstlikult kokku pandud erinevatest õpetustest, religioonidest, ka täiesti ilmalikest ideoloogiatest, siis võib-olla üks õpetus, mis seal kindlasti oleks, on seesama. Sul on ainult sinu tänane päev ja midagi rohkemat, millega sa arvestada saad, sul ei ole. Üks tuntumaid tänase päeva eneseabi raamatute autoreid ja suur hetkes elamise õpetaja apostel Eckhart Tolle on sel teemal palju kirjutanud, olemata seotud ühegi religiooniga, sellise vaimse õpetusega, ometi on ta rääkinud nendest asjadest, mis on paljusid inimesi erinevatest traditsioonidest kõnetanud. Eesti keeles ilmus näiteks 97. aastal tema esimene teos Siin ja praegu kohaloleku jõud. Ta kõneleb, kuidas ta oma elus koges sellist murdepunkti 29 aasta vanuselt, kui ta läbi mitmete ja üha sagenevaks muutuvate depressiooni hoogude lõpuks siis ühel hetkel jõudis suure vabanemiseni. Ta katkestas oma doktoriõpingud ja elas 2 aastat istudes sisuliselt Londonis pargipingil ja vaadates enda ümber toimuvat. Ja see, kuhu ta välja jõudis, oli siis see taipamine, et lihtsalt lase asjadel olla nii, nagu nad parasjagu on. Tasapisi hakkas tema juurde tulema inimesi, kes küsisid tema usu kohta, tema õpetuse kohta, tema maailmavaate kohta ja nii ta hakkas varsti ka sellest kõigest kirjutama. Mis tähendab seda, et sa elad ja oled selles tänases päevas. Tolle ütleb, ajast vabanemine tähendab vabanemist psühholoogilisest vajadusest omada isiklikku minevikku ja rahulolu pakkuvat tulevikku. Ehk et see meie tüüpiline püüdlus saavutada või kätte saada seda, mida meil ei ole. Et minevikku meil enam ei ole. Ja tulevikku veel ei ole. Ja kui me aina püüame saavutada seda, mida me iial kätte ei saa, mis on saavutamatu, siis see valmistab palju valu. Loobu sellest ja sa leiad rahu. Ja teisalt ta ütleb, su väline teekond võib koosneda miljonist sammust. Sisemisel teekonnal on ainult üks samm. See, mida sa astud praegu. Nagu apostel Paulus kõneles seesmisest ja välimisest, inimesest, füüsilisest ja vaimsest olemisest, siis ka siin on ilmselt oluline vahet teha. Jah, selles maailmas elades, ajas kulgedes me planeerime oma tulevikku, mõtleme ettepoole, kavandame nii üht kui teist
aga suur tarkus on ka selles, kui sa mõistad, et lõpuks kõige olulisem ei ole ette planeeritud, vaid siin ja praegu vastu võetud. See on see, mis jääb alles ka kõik siis, kui aeg kaob ja see füüsiline maailm koos ajaga. Tänapäeva kristlikest õpetajatest on kõige rohkem sellest saast tarkusest kõnelenud frantsiskaani munk Richard Rohr, kes ütleb, et kõigist asjadest, mida ta paljude aastate jooksul on õppinud ja kõnelenud, ei ole midagi kasulikumat kui elamine nüüd ja praegu. Ta ütleb, Jumal ei ole kusagil mujal ja taevas ei ole millalgi hiljem. Jumal on leitav praegu, taevasse saad astuda just nüüd. Vaimulikes asjades ei ole seal ja kunagi, on siin ja praegu. Kõik võimalused Jumalaga kokku saada on selles tänases hetkes. Ei ole mingi paremat hetke, mida me peaksime ootama. Ei ole pühamat paika, kuhu peaksime minema, et kohata Jumalat. Tema on siin ja praegu. Pühakirja õpetuse järgi see täna määratlus esmalt tähendab meile võimalust. Hebra kirja autor osutab 2 salmi eespool kirja kohta, 2 salmi eespool meie kirja kohast erilisele olukorrale, mida ta iseloomustab sõnadega nii kaua, kui öeldakse täna. Julgustage üksteist iga päev nii kaua, kui öeldakse täna. Ehk et nii kaua, kui me ütleme täna, on kõik võimalik. Nii kaua on meil võimalik midagi ära teha. Nii kaua on meil võimalik ka vaimselt kasvada. Nii kaua on meil võimalik üksteise jaoks midagi korda saata ja nii kaua on meil võimalik kohtuda Jumalaga. Mitte ühelgi hetkel siin selles maailmas ei ole mitte ükski inimene sellises kohas, kus Jumal tema ligi ei oleks. Kui sulle see päev on antud, kui sa siin ja praegu oled, see tähendab, Jumal on selle sulle kinkinud. Tema on sulle selle võimaluse loonud ja tema ise on selles võimaluses kohal. Hebra kirja autor tsiteerib Vanatestamendi lauluraamatu 95. laulu. Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant. Võiksime tõlkida ka, täna te kuulete tema häält, ärge tehke kõvaks oma südant. Ehk nii kaua, kui öeldakse täna, nii kaua, kui meil on see päev, nii kaua, kui meil on aeg, nii kaua, kui me veel elame ja oleme, on Jumala hääl kõlav. Ja meil on võimalik sellest osa saada, seda kuulda. Kui me oleme harjunud mõtlema, et Kristuse risti surm lunastas inimese. See surm oli iga inimese eest, iga inimene võiks leida osaduse Jumalaga. Siis seesama surm lunastas ka aja. Iga ajahetk peale Kristuse surma on pühitsetud hetk. Pühitsetud just selle jaoks, et me võiksime Jumalaga kokku saada. Ei ole üks aeg parem kui teine. Ei ole ükski paik etem kui teine. Kõik on võrdsed selle potentsiaali poolest Jumalat sellest paigast ja ajast leida. Aga see täna lisaks võimalusele kuulda Jumalat, kohtuda Jumalaga, sisaldab ka ülesannet. Märgata Jumalat, näha siis teda.
see Jumala hääle kuulmine ei ole mingi selline füüsiline hääl, sa oled kusagilt hakkab kõmisema ja siis kostuvad sõnad. Nii nagu Pühakirja salm ütleb, ärge tehke kõvaks oma südant. See on see hääl, mida kuuldakse südamega, mitte füüsiliste kõrvadega. Südamega kuulmine on teistsugune kuulmine. Südamega kuuldakse armastuses. Jumala süda inimese vastu ei ole kõva süda, vaid see on väga avatud, väga armastustäis süda. Jeesus Kristus meile seda õpetab oma elu ja surma ja ülestõusmisega. Aga me oleme kutsutud ka, et meie süda oleks avatud ja pehme Jumala suhtes. See tähendab seda, et me võtame seda maailma ja elu, mida elame, vastu tänus ja armastuses. Ja näeme, kuidas Jumal meid kõige selle kaudu õnnistab ja hoiab. Jumal jagab oma ande. Siis näed ligi olevat Jumalat, kui sa tänus suudad siis annina vastu võtta seda, mida sulle pakutakse. Keegi on öelnud, et tänapäeva inimesed on kaotanud imestamise võime ja seetõttu on nad võimetud ka nägema seda, mis on päriselt oluline, mis on nähtavate asjade taga. Imestamise võime. Meie päevad on liiga tavalised. Meie täna ei ole mitte see ainulaadne täna, vaid üks päevadest paljude teiste jadas. Inimene, kes on kaotanud imestamisvõime, ei oska märgata iga hetke ja päeva erilisust. Võime öelda, et iga päev, mille oleme mööda saatnud ilma, et me seda Jumala annina oleksime tervitanud, igal sel päeval oleme lasknud Jumalale endast mööda minna ja ei ole vastanud tema teretusele. Milline ülbus inimese poolt. Universumi looja tuleb ja ütleb sulle tere ja sa ei tee väljagi. Lased tal mööda minna ja ei märkagi. See on see, kui oleme päeva ära kaotanud. Tänase päeva lasknud tuulde ja raisku minna ja soosingu aja maha müünud, sellest loobunud. 17. ja 18. sajandil elanud Prantsuse jesuiit Jean-Pierre de Caussade nimetab oma ühel Prantsuse kloostrile kirjutatud vaimulikes juhtnöörides käesolevat hetke sakramendiks. See praegune hetk, see on sakrament. Sakrament on püha toiming või saladus, mille kaudu Jumal erilisel moel tuleb inimese juurde. Ristimine ja armulaud. Aga see vaimulik õpetaja sajandite tagant kõneleb, et Jumal tuleb igal hetkel just sarnasel moel inimese juurde. Ja ta ütleb eriliselt läbi lihtsate asjade. Ta tuleb otse kui looritatud nende lihtsate asjade taga, aga ta on alati neis kohal. Kogu loodu kõneleb Jumalast, sõltumata sellest, millise hinnangu meie sellele loodule anname. Ta ütleb, muda ja klaas räägivad sama jutt. Kõnelevad Jumalast ja tema ligiolust. Kas me seda märkame? Kas me oskame imestada ja tähele panna Jumala häält? Kas oskame sellele vastata, sellele Jumala teretusele? See täna on siis meie jaoks ühtaegu võimalus, teiselt poolt ka ülesanne tähelepanelikkusele, ärksusele, märkamisele. Seda häält,
mis sellest tänasest päevast kõlab ja tahab meid kõnetada, tuleb südamega kuulata. See tähendab armastusega kuulata. Tuleb tänumeeles vastu võtta seda tänast päeva ja siis hakkab selle taga Jumal meiega kõnelema. Kui me oleme inimesed vaimulikul teekonnal, vaimulikul palverännakul, siis see tänane päev on üks päev paljude seas. Aga ennekõike on see päev, see päris päev, see tõeline päev, see meie päev, see praegune päev, just siin, praegu ja nüüd. Tahab Jumal meid kõnetada ja saame meie teda vastu võtta. Aamen.